Ja mul on hea meel kuulutada välja järgmine ettekandja proua Marju Lauristin, kes on nende väärtuste ja inimestega palju tegelenud ja umbes samat moodi ehmatanud aastas korra parlamenti, kui on käinud inimarengu aruannet rääkimas, nagu Mihkel meil juba sissi juhatas. Palun. Tere päevast. Ja tõepoolest ma olen eelkõneleja täiesti nõus, kui statistikud ja sotsiaalteadlas ei oleks, siis paistaks päike kõigile. Aga meie peame paratamatult rääkima arvudest ja sellest, kuidas nagu asjad enam-vähem siiski objektiivselt mõõdetuna on. Ja alati on ju võimalik küsida, kui klaas on niiviisi poole peal, kas ta on pool tühi või pool täis. Aga selle üle vaielda on hästi tulutu, see sõltub sellest, kes vaatab. Ja seepärast minu jutt ongi väärtustest, kohe ma leian selle üles, võõras arvutis on seda muidugi raske teha. Aga näete, leidsid väga uhkel ja leidsitegi üles, paneme ta siis siit. Pange jah. Igaüks teab ise, et ta oma arvutiga suhtleb. Nii. Ja mul paluti rääkida väärtustest. Mina olen praegu väga õnnelikus olukorras. Inimesena, kes armastab arvusid. Meil just on värsked uurimistulemused. Värsked tähendavad seda, et need on möödunud aasta lõpul tehtud ja nüüd on see andmebaas nagu nii kaugel jõudnud, et sealt on võimalik juba teha mingeid järeldusi ja üldistusi. Ja ma siis siin lugupeetud Mulgimaa eliidiga kohtumiseks vaatasin välja kõik selle, mida saaks tõesti selle väärtuste teema puhul välja tuua ja ka siduda siis nende juttudega, mida te siin hakkate rääkima oma arengu kohta. Ja üldiselt on ikkagi niiviisi, et me saame endast paremini aru siis, kui me oskame näha, kus me oleme teistega võrreldes, seepärast, et on ju selge, et igaüks, kui me ainult peeglisse vaatame, kellegi teisega ei suhtle, me tundume endale kõige parema ja targema inimesena. Aga alles siis, kui me teistega kokku saame, siis me hakkame aru saama, et kus siis nagu meil veel on arenguruumi ja kus vastupidi, teised võiksid meie järel käia. Ja ka väärtuste puhul, mis üldiselt ju tunduvad selliste väga subjektiivsete asjadena, sest väärtused, need on tõesti igaühe enda omad. Minu väärtused on erinevad ka sinu väärtused. Ometigi on tehtud ja juba pikka aega tehtud juba möödunud sajandi 80. aastatest ülemaailmselt võrdlevaid uuringuid. Ja nende ülemaailmsete võrdlevate uuringute põhjal siis on püütud nagu kaardistada, kuhu poole siis see vaimuilm liigub, kuhu poole liiguvad erinevate rahvaste, erinevate kultuuride, erinevate inimeste arusaamad sellest, mis on hea, mille poole tasub püüda, mille nimel pingutada, sest tegelikult väärtuste niisugune mõte ongi selles, kui me vaatame väärtusi ja püüame aru saada, mis asjad need on, et need on sellised üldistatud, sagedasti küllalt emotsionaalsed kujutlused selle kohta, mida me tahame, kuhu me tahaksime jõuda või vastupidi siis, mida me kardame, mida me tahaksime vältida, aga see on tegelikult peegel sellest, kuhu me tahame jõuda. Ja on sellise statistilise menetlusega siis suudetud luua selline üldisem kaart, üldisem pilt sellest, mis siis toimub erinevates kultuurides. Ja siin on oluline see, et see niisugune statistiline töötlus eri võtetega on ka võimaldanud välja tuua, mis on need nagu põhilised telgjooned, mis võimaldavad eri kultuure, eri maid nagu asetada samale kaardile ja üksteise suhtes siis nagu suhestada. Ja Ronald Inglehart, Ameerika teadlane, kes on selle idee autor ja kelle meeskond, mis on juba ülemaailmne meeskond, ka Eestil on siin oma esindus, Eesti on olnud kaasas nendes uuringutes juba mitmeid kordi, on siis jõudnud järeldusele, et see väärtuste niisugune maailm, võiks öelda, see on nagu mingi taevalaatus, eks ole. Et see on siiski näidatav kahe põhilise telje kaudu. Ja üks telg, see, mida te siin näete vertikaalis, on siis selline nagu pooluste paar, kus all siin nurgas on siis selline väärtusilm, selline kultuur,
mis lähtub sellisest kogukondlikkusest, emotsionaalsest kokkukuuluvusest, meie tundest, mis on seotud väga palju usuga, selliste religioossete arusaamadega, selles mõttes kah natukene selline, ütleme, mõistuse tagune või emotsionaalne. Ja see nool liigub siis üles nurka või tippu, jõuab ta siis, kui väärtusilmas domineerib ratsionaalsus, ilmalikkus, kaalutletus, õiguspärasus, seaduslikkus, tähendab kõik see, mida on võimalik siis võrrelda, paika panna, ratsionaalselt hinnata ja arutleda. Ja kui me seda telge püüame kuidagi nimetada ajaloo suhtes, siis üldiselt võib seda nimetada moderniseerumiseks. Liikumiseks sellisest traditsionaalsest maailmast, kogukondlikust maailmast, siis sellisesse modernsesse maailma, mingis mõttes ka masinate, õiguskorra, kogu sellesse maailma, milles me tegelikult ju tänapäeval elame. Ja kui vaadata nüüd teist telge, seda, mis siin on horisontaalis, siis siin nurgas, vasakul, on sellised kultuurid, kus tegelik elu sunnib inimesele peale põhilise väärtusena ellujäämise. Alates sellest, kus tõesti on nälg ja põhiväärtused on jääda ellu läbi selle, et on midagi süüa, siis muidugi edasi kõik see, mis puudutab materiaalset niisugust nagu eristumist, toimetulekut, rikkus-vaesus, rikkus on väärtus, sellega on seotud muidugi võim ja kontroll, see, kellel on võim, sellel on rohkem võimalusi toime tulla, see, kel ei ole, see jätaks ilma. Ühesõnaga, see on ikka karm maailm, karm olelusvõitluse maailm, olelusvõitluse ellujäämise toimetuleku väärtused. Ja liigub see telg siis paremale, kus seal otsas tipus on siis need kultuurid, kus nagu ollakse niisugusest otsesest ellujäämisvõitlusest, toimetuleku muredest, praktilistest materiaalsetest väärtustest nagu mitte üle saanud, aga nad on nagu täitunud. Ja esiplaanile tulevad need väärtused, mis on seotud isiksusega, tema enesetundega, vaimsete püüdlustega, suhetega inimeste vahel, elukvaliteediga, kõikide nende asjadega, mida mõnikord on ka kombeks nimetada pehmeteks väärtusteks. Minule kogu see samunegi munakeetmise jutt hästi ei meeldi, see pehme ja kõva pidevalt. Sellepärast, et ma olen sellele vastanud niiviisi, et vaadake, mis on inimene, eks ole. Kui me võtame inimesed kõik pehme ära ja järgi ainult luukere. Kas me seda siis tahaksime? Nii et kui me vaatame seda tervikut, vaatame inimese elu kui tervikut, siis inimese elule sagedasti annavad väärtuse mõtte pigem need asjad, mis on seotud tema emotsionaalse läbielamisega, suhetega, arusaamadega sellest, mis on näiteks eetiline, mis ei ole ja nii edasi. Inimene, kes elab ainult ellujäämise nimel, tema õnn on ilmselt teise kvaliteediga kui sellel inimesel, kellel on ka teisi väärtusi. Ja kui me nüüd küsime, kus siis need riigil on, kuidas see tulemus on saadud, on tehtud esinduslikud küsitlused, see metoodika on küllalt keeruline, kuidas seda väärtuste kohta küsitakse, see on terve väga suur hulk küsimusi, mis kus inimesed peavad tegema valikuid erinevate asjade vahel ja seda lõpuks statistiliselt moodustatakse sellisteks faktoriteks ja kogu selle tulemusel siis tehakse eri maade kohta teatud keskmine, mis on siis selle maa keskmine. See muidugi tähendab seda, et igal maal on erinevad inimesi ja igas kultuuris on erinevad inimesi. See on pigem siis keskmine tendents. Ja nüüd, kui me vaatame siin neid saarekesi, see on nüüd Ingleharti ja tema kaaslaste joonistatud see kaart. Siis muidugi meid huvitab, kus on Eesti, seepärast ma tegin siia Eesti ümber, nagu te näete niisuguse helesinise rõnda, näete seal üleval, Eesti, jah, paistab kõigile. Nii et me näeme, et Eesti ujub, see on nagu mingi ookean, eks ole, kus kõik need mandrid ujuvad sinna selle ülemise nurga suunas. Ja see ongi tegelikult üks põhilisi järeldusi selle nüüd rohkem kui 25 aastat, 2006 oli nüüd viimane, mille andmed on teada, värsked tulevad kohe varsti ka. See niisugune 25 aasta võrdlused on lubanud siis järeldada, et tõepoolest koos üldisema sellise, võiks öelda ka heaolu tõusu ja arengutega, mis on siis eri kiirusega, eri tasemel eri riikides, see üldine triivimine toimub nagu sinnapoole, et suureneb ühelt poolt siis see ratsionaalsus, aga teiselt poolt suureneb ka see niisugune
võiks siis öelda pehmete väärtuste roll, eneseväljenduse, isiksuse keskse sellise elukäsitluse roll. Ja kes on seal siis kõige kaugemalt tipus, kuhu poole me triivime, näete sinna poole, kui me kujutame seda hoovust niiviisi ette, ei ole midagi imestada, kõige tipus on Rootsi. Seal samas üleval nurgas. Rootsi, Taani, Soome, Saksamaa, Norra ehk Inglehart on neid ise nii nimetanud, tema nimetused nendel mandrite, see on protestantlik Põhja-Euroopa. Ja siin on tõepoolest nagu koos protestantlik niisugune elukäsitlus, see ei tähenda seda, et kõik on maru usklikud ja käivad usinasti kirikus, vaid see on kultuuripõhi ja see on seotud väga palju selle sama ratsionaalsuse ja õiguspärasusega, tähendab see suur reformatsioon, mis toimus, kus meie oleme ju osa olnud päris alguses ja 500 aastat umbes selles ilmas elanud. See väga palju see tähendaski seda, et anti nagu rohkem ruumi just sellisele ratsionaalsele, õiguspärasele, kriitilisele isiksusele, mitte siis sellisele ühisele kogukondlikule, emotsionaalsele kuuletumisele ja kaasaminekule. Niisiis, sellega on seotud teatud individuaalsus, sellega on seotud selline arusaam ka töö, muide väga suurest rollist ka see, et töö teeb õndsaks ja muud niisugused asjad. Ja kui me räägime nüüd Eestis, siis hiljuti näiteks meil käis Tartus üks Leedu professor esitlemas oma raamatut, mis on meie jaoks erakordselt huvitav, see on ilmunud inglise keeles, kus ta võrdleb Eestit, Leedut ja Lätit siis teiste Ida-Euroopa riikidega. Ja tema asetab Leedu, seal on kaane peal, kui ta Leedu keeles raamat ilmus, on niisugune pilt, kus Leedu on keskel, ühe pool on Eesti ja tehe pool on Sloveenia, ja see on küsimärk, kuhu poole Leedu läheb. Ja tema arutleb seal selle üle, miks Eesti on olnud kiiremini arenev ja edukam väga paljudes aspektides ja muide tema ka viitab sellele, et üks väga tõsine niisugune tõuge, mis selleks oli, uskuge mitte, on see, et Eestis oli väga tugev hermhuutlik liikumine. Omal ajal, eks ole. Tähendab mitte lihtsalt luterlik, vaid hermhuutlik, see tähendab karmim, askeetlikum, isiku suhtes nõudlikum, aga samas ka isiku kesksem ja see on lähedane natukene siis sellele kalvinistlikule hoovusele, mis on Šveitsis, nagu valitsev Šveits on Euroopa kõige rikkam riik või üks rikkamaid, seda on ka sellega seotud ja Max Weber, kaasaegse sotsioloogia isa, on kirjutanud väga kuulsa raamatu protestantlik eetika ja kapitalismi vaim, kus ta just tõstab esile selle sama niisuguse sellest kalvinismist tulnud niisuguse üsna karmi eetilise nõudlikkuse inimese suhtes ja nüüd see sama Leedu professor Zenonas Norkus väidab, et vaatamata kõigele on võrreldes nüüd erinevaid Baltimaid Eestis see sama juuretis, tegelikult siis 500 aastat on juuretis, eks ole, on see, mis on andnud kah Eestile praeguses arengus niisuguse eripära võrreldes oma lõunanaabritega. Muidugi seal on teisi tegureid veel, teine oluline tegur on ikkagi meie regionaalne asend, see on Põhjamaadele lähemal, Soomele lähemal, otseselt ka Põhjamaade mõju all, kus täpselt see sama niisugune nagu ilmapilt on omane. Ja kui me vaatame nüüd, kes siis meie siin need naabrid ongi Läti, Leedu ja teised siis Tšehhi, Kroaatia, Sloveenia ja nii edasi. Ja näete siin see kaugemal hoopis madalamal ja rohkem vasakul. Roosa manner on siis need päris Ida-Euroopa riigid. Venemaa, Ukraina ja nii edasi. Nii et eristub ka väärtus ilma kaudu siiski meie natuke teistsugune võiks öelda siis selline ka eetiline, kultuuriline põhi. Mis on siin veel huvitav, et ladina maailm, seal hulgas ka Lõuna-Euroopa riigid ja katoliiklik Euroopa, need, nagu me näeme, on lähemal sellele niisugusele emotsionaalsele, kogukondlikule ellusuhtumisele, kus juures loomulikult nemad on jõudnud meist ette sinna eneseväljenduse telje peal ja kui me täna vaidleme palju Kreeka ja Portugali ja nende Lõuna-Euroopa riikide üle, siis tegelikult see sama väärtuspilt annab siin ka natukene seletust.
Nii et sotsioloogina ma võin öelda, et kõik need väga lühiajalised seletused, et teate, üleminev aasta meil võttis valitsus niisuguse otsuse vastu, seepärast meil nüüd on niiviisi. Nendel on oma niisugune tõepõhi, aga ilmselt sügavam ja tugevam põhi on siiski see, mis on sajandite jooksul kujunenud ja kus siis saab ammutada tõepoolest mõningaid selliseid, võiks öelda, põhimõttelisemaid ressursse. Ja kui me nüüd tuleme ressursside juurde, siis me võimegi öelda, et tänapäeva niisuguses ühiskonna kähitluses on jõutud arusaamisele, et arenguressurssidena ei saa käsitleda ainult seda, kui palju on raha, kui palju on siis seda materiaalset baasi ja rikkust, vaid järjest olulisemaks muutub inimvara. Nota bene selle kohta on olemas inimvara raport, mis on ka valitsuse kodulehel ja Eesti Koostöökogu kodulehel. Ja seal inimvara ei moodusta mitte lihtsalt füüsiliselt isikud, inimesi, kui palju meil on, see, mida me nägime siin, kas meil rahvastikus selline, eks ole, kahaneb või kasvab, vaid ka see, missuguse kvaliteediga see inimvara on. Ja see inimvara kvaliteet tähendab ikkagi mitte ainult, muidugi tähendab tervist ja kõiki neid asju, eluiga ja nii edasi, aga ta tähendab väga paljus ka motivatsiooni, väärtusi, haritust, võimekust, kõike seda, mida me ikkagi jälle paratamatult peame nimetama selleks nende pehmeks pooleks. Nii et kogu see niisugune tänapäevaga majanduse käsitlus järjest enam seab majanduse ju ka intellektiga, innovatsiooniga, loovusega ja paraku inimene ei ole masin. Ükski insener teda loovamaks ei tee, loovamaks teevad teda ikkagi hoopis teised asjad, pedagoogid ja ümbrus ja kunst muide ja kõik sellised asjad. Nii et ma väga selles mõttes toonitan, et niisugune, võiks öelda, möödunud sajandile omane masinühiskonna jagamine pehmeks ja kõvaks ja päris kapitaliks ja siis mingiteks, teate, nendest käest meil jube raha kulub. Teate, meil kulub haridusele, kulub meil iga palju raha ja igasugustele ühtele. See on ikka meil niisugune kuluobjekt. Siis tegelikult tänapäeva kähituses ei ole nende kuluobjektid, vaid tõepoolest kõige otsustamad investeeringud sellesse, kuidas me areng läheb. Ja siit muide üks vastuseid ka sellele palju rahvast, rohke või vähe rahvast probleemile. Ainukene mõistlik vastus on see, mida teadis juba Jakob Kurt. Kui oleme väiksed, peame olema vaimult suured. Aga kui me oleme väiksed ja vaimult väiksed, siis on häda käes. Nüüd tulles siis väärtuste juurde. Tänaval me räägime väga palju sellest, et me liigume teadmusühiskonda. Mitte teadmiste ja mitte teaduse, vaid teadmusühiskonda. Ja teadmusühiskond on siis see, kus räägitakse, et innovatsioon on põhiline arengu alus ja kõik see niisugune ideede, rikkus, originaalsus, loovus, uudsus, tehnoloogiad, mida siis saab pidada põhiliseks arengu mootoriks. Kõik see lähtub sellest samast teadmusest. Mis on teadmuse ja teadmise või teaduse erinevus? Sotsiaalteaduslik kähituses. Teadmus, inglise keeles on ikka knowledge, aga see, kuidas ma teda defineeritakse, on erinev. Teadmus ei ole mitte üksikud teadmised, vaid teadmus on terviklik pilt tegelikkusest, kuhu mahuvad ka inimeste tegevusega seotud motivatsioonid ja väärtused. Nii et see on väärtustatud tegelikkuse pilt, milles on suur roll teadmistel ja oskustel, aga mis ei ole lahutatud inimesest ja inimese soovidest. Ja nüüd, kui me vaatame neid väärtusi, mis siis moodustavad selle põhja, ka teadmuse põhja, siis meie oma uuringutes oleme kasutanud kõigepealt lähtekohana seda, et me palume inimestel, kui me teeme küsitlusi, reastada väärtusi, mis on neile olulised ja pärast siis töötame neid juba erineval viisil ja näitan kohe, mis siis sellest töötusest tuleb. Kõigepealt lihtne pingerida. Me ütleme, et see lihtne pingerida on üldiselt üsna stabiilne. Ta on üsna stabiilne, me oleme teinud nüüd neid sedalaadi selle metoodikaga väärtusuuringud alates 91. aastast tegelikult. Ja siin teatud muutused on järjekorras, aga võib öelda niiviisi, et nad ei ole väga suured ja ma tõin siia sellepärast meelega ka eestlaste ja venelaste väärtused, sellepärast, et need on kultuuriliselt küllalt erinevad, ka seesama põhi on erinev ortodoksne või siis seesama protestantlik põhi. Aga me näeme, et ka siin tegelikult varieeruvus ei ole väga suur. Aga mis siis siin on tähtis? Nagu öeldud,
see ei ole väga palju muutunud, tervis on alati esimene koht. Tugev perekond. Õnn, no loomulikult, õnn on nagu väärtuste sünonüüm. Aga ka rahu maailmas, see, et ei oleks vägivalda. Meil olid siin seletused juures, siin on need pealkirjad, nagu seal all on väike seletus, palju sõna peal inimene, ta ei tea, mille peale ta reageerib. Rahu maailmas, seal on ka seletus, et vägivalla, terrori puudumine, see sama niisugune julgeolek ja turvalisus selles mõttes. Eneseaustus, eneseväärikus, võimalus enesega rahul olla, see on see, eks ole. Puhas keskkond, saastamata loodus, ausus, oma sõna pidamine, teistest aususe eeldamine, toimi nii nagu mõtled ja nii edasi. Tõeline sõprus, vastastikune usaldus, armastus, hingeline lähedus, riigi julgeolek, kõik see sama piiride kaitstus ja üldse iseseisvus ja kõik niisugused asjad. Tarkus, oskus asjadest aru saada, vabadus, võimalus teha valikuid vastavalt siis oma enda soovidele. Eneseteostus, oma võimete rakendamine. Sisemine harmoonia, see on siis niisugune tasakaal erinevate soovide vahel. Tasakaal ka selle vahel, mida me nagu saame ja mida me tahame. Aga ka tasakaal erinevate väärtuste, erinevate elus olevate niisuguste tõmmete ja tõugete vahel. Oma südametunnistusega rahus elamine. Õiglus, mille all mõeldakse väga paljus ühelt poolt õiglast tasu, teiselt poolt õiglast tunnustust. Mitte ainult siis tasu rahalises mõttes. Meeldiv elu, mille juures siis see on niisugune naudingute rohke, lõbu pakkuv, selline puhast rõõmu pakkuv elu. Kaunis maailm, ilu, harmoonia, kunstid. Võrdsus, mille all põhiliselt on just rõhutatud võimaluste võrdsust. Mugav elu, ilma raskusteta, heaoluline. Jõukus, materiaalne rikkus. Huvitav elu, sisukas. Tehnika areng, mille all on mõeldud siis ka laiemalt niisugust võimalust tehnika abil kontrollida seda, mis toimub. Ühiskondlik tunnustus. Lunastus, mis on seotud sellise hingelise puhastumisega, see ei ole ainult niisugune kiriklik mõiste, vaid hingeline puhastumine. Ja lõpuks siis võimu omamine, võimalus otsustada ka teiste tegevuse üle, juhtida teisi. Nagu te näete, inimesed ei ole muidugi hinnates kõrget ausust alati enda vastu ausad, kui nad vastavad. Seepärast me alati naerame, kui me näeme kõige lõpus seda võimu omamist. Seepärast, et kui me vaatame tegelikus elus inimeste käitumismotiive, siis sagedasti me seda võimukust näeme ikkagi väga ehedal kujul ilmnevat. Aga nagu ma ütlesin, kui me vaatame ainult peeglist, siis me näeme seda alati head ja tarka inimest. Ja kui inimene täidab sellist ankeeti, siis ta mingis mõttes ka vaatab peeglisse ja vaatab ennast ka kui head ja tarka inimest. Aga kui me teeme nüüd sellest niisuguse faktoranalüüsi, saame need väärtused kimpudeks. Ei saake me seda võrdlema keskmisega seda, mis on iseloomulik teatud rühmadel ühiskonnas, siis me saame ausama pildi, sellepärast, et siis see keskmine nagu nivelleerub ära ja me näeme seda, kuidas moodi siis need erinevused välja tulevad. Ja faktoranalüüs, mida me oleme teinud, nagu öeldud siin aastaid, ta on välja toonud sellised püsivad faktorid, see 5 faktori lahend on olnud kõige sellisem efektiivsem ja tulevad siis 5 faktorit. Esimene faktor, mis kõige rohkem seletab, on siis isiksuslik eneseteostus, kuhu kuuluvad siis eneseväärikus, vabadus, armastus, ausus, õnn, kõik sellised asjad. Teine faktor on turvaline keskkond, kuhu kuuluvad ka julgeolek, stabiilsus, kindel perekond muide. Siis kolmas faktor on hea elu, kuhu kuulub siis see naudingute rohke elu, meeldiv elu, sellised asjad, huvitav elu. Siis hingeline puhtus, kuhu kuuluvad harmoonia, ilu, lunastus. Ja lõpuks siis kontrolli võimalus, kuhu kuulub võim, tehnika omamine ja jõukus muide, tuleb ka siia, puhas jõukus. Ja kui nüüd vaadata erinevaid rühmi selle niisuguse meetodiga võrrelda neid, siis siit tuleb nüüd juba see pilt, kus me näeme, et kuigi see suur pingerida on väga püsiv, aga erinevused tulevad siis, kui me hakkame jälgima seda dünaamikat, kuidas moodi asjad liiguvad tegelikult ikkagi erinevate rühmade võrdluses.
Ja muidugi me ei saa kunagi unustada, et inimkond, isegi eestlased jagunevad meesteks ja naisteks. Ja Eesti puhul muide, ma pean teile ütlema, võrreldes nüüd on olemas niisugune suurepärane uuring nagu Euroopa sotsiaaluuring, mis on regulaarne kõikides Euroopa Liidu riikides ja natuke laiemaltki tehtav küsitlus ja seal on ka võimalus võrrelda mehi ja naisi ja nende huvisid ja püüdlusi, siis Eesti paistab muide silma teiste Euroopa riikide seas. Mitte ainult selle poolest, et meil on see õnnetu 30% sissetuleku vahe. Selle taga on hoopis sügavamad asjad. Meil see sama väärtuste erinevus, huvide erinevus meeste ja naiste vahel on üks kontrastsemaid kogu Euroopas. Me taas toodame pidevalt oma väikses ühiskonnas seda niisugust nii-öelda Kihnu kiriku jaotust, eks ole, mehed ühel pool, naised teisel pool. Ja vaadake nüüd seda väärtuspilti. Meestel, mis see üksik korsten siin on? Siin näete, see helesinine korsten. See on kontrollvõim, tehnika. Ja naistel jääb kõik muu peaaegu, eks ole. Eneseteostus, eneseväärikus, turvalisus ja võrdsus ja tasakaal. 3 seda. Siit meil tuleb see pehme ja kõva muide. Sest et selles ühiskonnas, kus me teame, et meeste käes on suur osa juhtpositsioone ka selleks, et määrata läbi avaliku kõneluse, mis on elus tähtis ja me seda siin nägime alles äsja väga hästi, siis on see kõva pool on ikka selgelt tähtis pool ja mis see naiste värk on siis? Mis see ilu ja ing ja hoolimine ja isiksus ja küll see kunagi tuleb, praegu pole selleks aega. Ja kui me vaatame nüüd kõrval olevat eestlaste ja venelaste pilti, siis me näeme eestlastel võrreldes need on nüüd keeli täitmiskeele järgi. See ei ole puhtalt rahvuse järgi, vaid see on keeli täitmiskeele. Miks see nii on? Sellepärast, et me näeme järjest enam, kuidas toimub tasapisi, aga toimub teatud niisugune eestistumise protsess. Näiteks juba need viimases uuringus, mitte selles, vaid ühes teises, mida me tegime integratsiooni monitooringu, oli meil eesti keeles ankeeditäitjad venelaste seas 10%. Nii et mingis mõttes ankeedi keele valik on niisugune kultuuriline valik, eks on. Ja siin nad on keele järgi, eesti keeles vastajate seas me näeme, on esimesel, on 2 faktorit, on tugevamad, on see sama mehelik kontrolli väärtus ja naiselik eneseteostusväärtus. Nii et selles mõttes naised on nagu rohkem Rootsis ja mehed on nagu rohkem kuskil mujal. Aga vaatame vene vastajaid. Nendel on hoopis teine pilt. Nendel on esikohal naudingurohke hea elu ehk tarbijalik väärtus. Ja teiselt poolt tasakaal, võrdsus. Ka lunastus, mis tuleb siia faktorist. Ja see on muide väga huvitav, sellepärast, et kui me võrdleme teiste küsitluste järgi Eestis eestlasi ja venelasi, eriti noori, siis kui me räägime tarbijalikkusest, siis vene noorte hulgas on tarbijalikkus isegi tugevam kui Eesti noorte hulgas, mis on ka tugev. Nii et kui me räägime sellest, et meil toimub integratsioon, siis integratsioon toimub väga palju tarbijalikkuse suunas. See on see niisugune nagu ühisalus. Nüüd, kui me võrdleme veel piirkonniti, see nüüd on muidugi selles mõttes, ütleme niiviisi, et see on nüüd praegu niisugune statistiline miraaž. Kuna selleks, et piirkonniti võrrelda, selleks oleks vaja teha tegelikult kvalitatiiv uuringuid, minna tõesti inimeste juurde ja tõesti aru saada, kas mulgid ja võrukesed ja tallinlased, kas nendel on nagu erinev ilmapilt. Sest siin teatud mõttes see valim on liiga väikene, aga lihtsalt et näidata, et ka see on võimalik. Ka see on võimalik, ärge võtke seda väga tõsiselt, sest need on väga väiksed rühmad, mis on piirkonniti. Aga siiski, me näeme Kirde-Eesti, Ida-Viru, näete, siin tuleb jälle need samad Vene-Eesti väärtuste erinevused välja. Näete, siin see sama sinine ja lilla, eks ole, see on see sama hea elu ja siis võrdsus ja tasakaal. Siin ma tahaks seda nüüd ütelda, et kui me vaatame seda sama head elu ja Ida-Virumaad, siis see tegelikult näitab, et Inglehardtil on õigus, sest Inglehart on öelnud, et kui me väärtusi niiviisi püüame põhjendada või vaadata, kust nad tekivad, siis on tegelikult 2 niisugust erinevat tegurit. Üks on see, mida ta nimetab defitsiidi väärtust. See, millest elus on puudu, muutub väärtuseks. Ma püüdan sinna poole, mida mul ei ole.
ja kui me võrdleme Ida-Viru olukorda nüüd muu Eestiga, eks ole, siis see sama niisuguse mugava ja naudingulise ja sellise tarbijaliku elu niisugune tugev väärtustamine väga palju on kontrastne sellega, mida inimesed seal oma igapäeva ümbruses nagu näevad. Ja samuti ütleme, kui me võtame seda sama võrdsust ja tunnustust sellises rahvuslikus lõikes ja vaatame igasuguste eestlaste ja venelaste või sama lõimimisuuringute järgi, siis tuleb ka välja, et selle sama vene elanikkonnal väga palju on omane see, et nad tunnevad, et neid päriselt ei tunnustata ja nad ei ole võrdselt käsitletud. Ja siit tuleb selle defitsiidi väärtus, nimetaks seda. Ja teine, millest Inglehart räägib, kust veel me näeme, miks väärtused on just sellised, on kujunemiskeskkond. Ja just eriti lapse ja nooruse kujunemiskeskkond. Nii, ja kui me nüüd vaatame siit seda sama meie Lõuna-Eestit, kas me kuulume, kas Viljandi kuulub Lõuna-Eestisse või Kesk-Eestisse, teie enda arus? Kuidas? Kes arvab, et kesk? Kes arvab, et lõuna? Ahah, vaadake, siin on niisugune lugu, mina tartlasena arvan, et meil on sama lugu. Et meil on niisugune keskel või lõunas. Tallinna suhtes kindlasti Lõuna-Eesti. Nii et see, et enamus arvab Lõuna-Eesti, see näitab meie seda, et me oleme mitte Tallinn, tähendab, ikka see vana Liivimaa, eks ole, ikka see vana Liivimaa. Ja nüüd, kui me vaatame siin seda sama Kesk- ja Lõuna-Eestit, siis me näeme, et võrreldes Põhja-Eestiga, vaat siin on huvitav võrreldes Põhja-Eestiga, kuna me vastandame, meil tekib niisugune vastandus, eks ole. Vaadake seda Põhja-Eesti. Põhja-Eesti on üldse väga keskmine, siin on ju keskmisest erinevad, mida näitavad pulgad on erinevus keskmisest. Ja vaadake, Põhja-Eestis tegelikult on just nagu keskmine, aga seal on olulisem see roheline, mis on turvalisus, mis tähendab tegelikult, et elus on rohkem ebaturvalisust. Seal on väiksem isiksuslik eneseteostus. Ehk nagu on mulle tuttavad öelnud, oi kui tore on Tartusse tulla, seda Tähtverest sisse näed, inimesed jalutavad rahulikult, vaatavad üksteisele otsa ja vestlevad. Neil on aega üksteise jaoks, neil on aega enda jaoks, mis on Viljandis samamoodi. Ja seal on tugevam ka seesama niisugune hingelise tasakaalu ja lunastuse otsing, mis tegelikult on, nagu ma ütlesin, vene kultuuri komponent, mis on Tallinnas tugev. Ja seal on teised väärtused enam-vähem kõik on keskmise juures. Samas, kui me vaatame seda sama Lõuna- ja Kesk-Eestit, siis seal on see isiksuslik komponent on tugev, see punane. Isiksuslik niisugune eneseteostus, eneseväljenduse komponent. Veelgi tugevam on see Lääne-Eestis ja mis helistab siis Lõuna-Eestit ja Kesk-Eestit muide, vaadake, see on väga huvitav. Ja see vastab üldiselt võiks seda elulistele tähelepanekutele minu meelest. Lõuna-Eesti näete on pehmem. See on see viimane seal. Seal see kontrolli, niisugune kontrolli ja võimu, nagu faktor, on keskmisele lähedal. Samas, kui näete Kesk-Eestis, ta kipub väga tugevalt esile tulema, see on selle siin. Aga nagu öeldud, see piirkondade järgi on natuke spekulatiivne, sest need rühmad on suhteliselt väiksed, aga võtta teatud hüpoteeside püstitamiseks edaseks kvalitatiivseks uuringuks annab see ainet. Kus aga tõepoolest on võimalik vaadata tendentsi, mis on selgelt tõestatav läbi mitmete uuringute ja mida ma tegelikult teile põhiliselt tahangi rääkida, on vanuselised muutused. Sellepärast, et ka Ingleharti järgi, nagu ma ütlesin, põhiliseks väärtuste allikaks või kujunemise keskkonnaks, ka väärtusmuutuse teguriks on kasvukeskkond, noorte kasvukeskkond. Seepärast iga põlvkonnaga väärtused muutuvad, sest põlvkond, kui lapsed saavad täiskasvanuteks, võtavad elu üle, siis nad toovad väga palju kaasa endaga need väärtused, mis kujunesid tegelikult neil ikkagi suures osas lapsepõlves, kodus ja koolias. Sellepärast on praegu niivõrd tähtis see, mida me teeme koolis, tähendab kogu see teema, millest täna siin, ma usun, et teie hakkate ka rääkima, me olime siin Tarmo Loodusega koos siin üleeile, arutasime haridusasju ja olime väga ühel meelel, et tegelikult praegu see sama väärtuskasvatuse ja isiksuse arengu teema seoses koolireformiga, mis sisuliselt tegelikult on põhikoolireform, mitte ainult gümnaasiumireform. Tegelikult see on põhikooli väärtustamine, põhikooli rolli suurendamine. Ja see on seotud isiksuse ja väärtuskasvatusega ja nende asjadega esmatähtsalt. Nii, aga mis siis me näeme? Vaadake, siin see on selge murdepunkt. Vaadake, kuidas jooksevad need tulbad, eks ole. Ja juba tuttavad faktorid.
näete, siin on noored ja seal on vanad. See on muide meil selles mõttes erandlik küsitlus nüüd statistikale, et me erinevalt sellest, mis me oleme alati teinud, kus lõppevad valimid 74-ga, panime sisse 75+. Sellepärast, et kuna me hakkasime varakult tegema, meil on praegu see sama uuring on kordunud iga 3 aasta taga. Ja hakkasime peale täpselt selle ankeedi 2002. Siis need, kes olid 2020 aastat, eks ole, praegusest nooremad, me tahtsime saada seda vanemat rühma, aga nüüd, kui ta on jõudnud juba päris vanasse ikka, et vaadata seda põlvkondade muutuse või vahetuse efekti. Vaadake, tuletame meelde väärtuskaarti, mäletate, seal on eneseteostus, eneseväljendus, seal nurgas. Ja põlvkondade vahetus toob kaasa väärtuste muutus ühiskonnas. Ja vaatame nüüd seda punast hulka. Vaadake, kuidas ta on. 2029 on ta kõige kõrgem, 15-19 on ta veel, selles mõttes nagu välja kujunemata, et 15-19 on kõige kõrgem, see meeldiv ja lõbus elu, see on koolilaste puhul nagu aru saada. Kuigi ei tea ka, muide, siit võib tekkida uus murdepunkt, aga seda on vara ütelda. Näete, ja siis ta hakkab kukkuma ja vaadake 55-64 ja üle selle 65 on ta juba joone all ja tõusevad esile alates 45-st, mis asi, roheline hulk, turvalisus. Ja siin on üks selles mõttes niisugune väga oluline nagu nihe. Turvalisus kuulub nendesse toimetuleku hulka. On toimetuleku väärtuste keskne dimensioon. Ja kui me näeme niiviisi vanus pildis seda liikumist, vaatame nüüd vanadelt noortele, eks ole, et suureneb see sama isiksusliku eneseteostus, eneseväljenduse väärtus. Ja teiselt poolt, et vanade puhul on domineerivaks turvalisusväärtus. See on tegelikult mingis mõttes selle kogu meie triivimise või selle liikumise teatud tendentsi näitaja. Sellepärast, et üldiselt võib öelda, et väärtused, mis on välja kujunud kuskil tõepoolest 25. selles vanusrühmas 2029, neid kantakse edasi terve elu. Mul ei ole praegu siin seda pilti ja ma võin teile lihtsalt öelda, peate meid uskuma. Aga kuna me väga palju tegeleme ka meedia, põhiliselt ikkagi meedia tarbimise ja meediauuringutega omal ajakirjanduse kommunikatsiooni instituudis, siis kui me võtame niisugused asjad nagu sisuline huvi poliitika vastu, näiteks poliitilise info otsimine, poliitiliste saadete vaatamine televisioonis, kui võtame kultuuri huvi, nii edasi, siis niisugune tavaline arusaam võiks ju olla niisugune, et noortel kindlasti on see suurem. Vanad, teate, nad on juba ajast arust, neid ei huvita miski, nad koovad sukka ja istuvad kuskil ahjudel. Aga meil, muide, pilt on niisugune, täpselt niisugune joon on vanade suunas ka muide 75+ kaasarvatud. Poliitika huvi, kultuuri huvi mitte ei lange, vaid kasvab. Mis tähendab teistpidi, et ta langeb nooruse poole. Ühesõnaga suureneb isikukesksus, väheneb ühiskonnakesksus. Laias lahus. Suureneb individuaalse elamuse ja naudingu tähtsus, väheneb laiemalt selle niisuguse traditsionaalse kultuuri tähtsus. Kultuuri kohta meil omaette väga palju andmeid, ma ei hakka sellest praegu rääkima, see on omaette teema, sest see uus, mis tekib, seda on nimelt ka elamuskultuuriks, see on niisugune hoopis teistsugune suhe, kui klassikaline, mis me koolis on õppinud. Ja nüüd, kui me vaatame siin seda sama sinist, see on nüüd see sama naudinguline elamus. Tegelikult see elamuskultuur väljendab ka selles. Vaadake seda sinist, see on see huvitav, põnev, naudingut pakkuv elu. Näete, niisugune järsk murrang siin on. Vanad, noored, see sinine. Mis eristabki seda, mida me nimetame tarbimisühiskonnaks. Tarbijalikkus, isiklike soovide, ihade, tujude, aga ka väärtuste järgi oma elu seadmine.
ja mis siin veel muidugi on huvitav, on see, mis siis on see kõiki ühendav, mis püsib ja püsib ja püsib, on selle sinine kontrolli dimensioon. Läbi eri vanuste. Ta küll erineb, kui vaatasime sugusid, ta erineb, kui vaatame rahvusi. Aga kui võrdleme vanuseid, siis see on väga püsiv. Ta on püsiv ka selle tõttu, et nagu me näeme, vaadake nüüd siin üles, see siin on eestlaste valim, siin ei ole venelasi. Ja võimegi öelda, et see niisugune kontrolli tehnoloogia, aga see on ratsionaalsuse dimensioon, ka ratsionaalsus on teatud kontrolli dimensioon. On nii-öelda kultuuriliselt pigem konstantne. Kui me vaatame neid pilte ja püüame siis kuidagi sõnastada, mis siis toimub meil põlvkondade vahetusega ja millest me peame ka aru saama ja millega arvestame ja teeme arengukavasid. Mis see teil see ajahorisont on? 20-30 praegu, millega te tegelete? Kuidas? 2020. Ja praegu on meil 2012. See on 8 aastat. Niisiis, need noored, kes tänavu lõpetavad gümnaasiumi, on siis kuskil 27-28 aastased. Parajasti selles eas, kus nad hakkavad kõvasti võtma enda kätte juba ka otsustamispositsioone. Need noored, kes lõpetavad tänavu ülikooli bakatasemel, eks ole, kes on 22, on siis juba 30-sed. Nii et see rühm, mis me siin näeme, 15-19, tuleme korraks tagasi, 15-19, 20-29, eks ole, on tegelikult see, mis aastal 2020 otsustab. Ja seab oma valikud nende väärtuste järgi. Need väärtused ei muutu, ja siin on, nagu ma ütlesin, see on suhteliselt püsiv süsteem, mis välja kujuneb praegu, uus. Ja mis siin siis on? Noorte heaolu ja valikuvabaduse kasv võrreldes vanemate põlvkonnaga. Te küsisite siin õigesti, et kas 10 aastat tagasi oli, eks ole, parem või halvem ja kõik ütlesid, et ei, praegu on parem. Kui me küsiksime veel nooremate käest, kes ei mäleta, kuidas oli 10 aastat tagasi, siis tuleb nii välja, seda näitavad ka kõik meie uuringud, et vaatamata sellele, et statistika ütleb väga kurva tõe, et nii ja nii suur ja väga suur ja liiga suur lapsi kasvab vaestes peredes. Kui me küsime laste endi käest, siis see vahe on väiksem. Kui me küsime näiteks, kas sul on kodus arvuti, kas sa saad tegeleda selle teise kolmandaga, eks ole, edasi, siis tegelikult tuleb siit välja, et ka vaesemates peredes tegelikult panustatakse lastesse. Ja muidugi on teatud hulk tegelikult kuskil 10-15, kes ka ise tunnetavad, et nad on väga palju kehvemad kui teised. Aga tegelikult väga paljust noored tunnevad, et neil on võimalused avatud ja noorte keskmine on palju kõrgem kui vanemate keskmine. Valikuvabaduse kasv, liikuvuse kasv. Meile tulevad sisseastujad, gümnaasiumi lõpetajad, me teeme nendega sisseastumisvestlust ja kui me kuskil seal 10 aastat tagasi küsisime nende käest selliseid kodukoha küsimusi, ja siis nüüd me küsime, et kus te olete käinud? Teate, ma olin mineva aasta, ma olin vanematega Norras. Ja veidi ma mägesin klassiga Prantsusmaal. Ja kolmas öelb, ma mõtlen, ma olen juba aasta ära olnud, ma olin aasta Austraalias tööl peale kooli. Ühesõnaga see niisugune valikuvõimaluste laius, see, et nad tulevad juba sellise hoopis teistsuguse silmaringiga, teistsuguse kogemuste pagasiga võrreldes vanematega. Rahvusvaheline avatus, liikumisvõimalus on tohutult palju suurem. Nüüd, mis muidugi määrab väga paljus noorte väärtusilma, on internetiseerumine infoühiskond. Ja see on tegelikult niisugune huvitav maailm, mille kohta me võime öelda, et me teame paganama vähe. Ka meie, ka sotsiaalteadlased, me teame paganama vähe. Mida me teame vähe, on just nimelt see, missugune on selle maailma väärtusilm. Sellepärast, et see, kuidas moodi on väärtusilmaga seotud, haridus, eks ole, kirjandus, ajalugu, me seda oskame rääkida väga põhjalikult. Selle kohta on palju uuringuid, see on traditsiooniline ja nii edasi. Aga missugune on see väärtusilm, mis kujuneb arvutimängude kaudu? Seda on alles hakatud uurima ka rahvusvaheliselt. Alles hakatud uurima. Missugune on see väärtusilm, mis kujuneb lapsel, kes juba alates 6-7 aastast oma preiti või mingit muud taolist kontot
ja kelle elu siht on saada rohkem Facebookis like'isid või mingeid muid selliseid tunnustusi, kes on suunatud kogu aeg sellele, et ta nagu teiste arvamuse järgi ennast sätib. Juba 1952. aastal Ameerika sotsiaalpsühholoog David Riesman avaldas raamatu, kus ta lähtus televisiooni mõjust, ennustas, et see isiksuse tüüp, mida me oleme harjunud siduma sellise klassikalise kultuuriga noore inimesega, kes mõtleb elu üle järele, lugedes pakse romaane ja püüab käituda nagu mingid suured eeskujud. Et see asendub selles uues elektroonilises maailmas nagu tema ütles radarinimesega. See on see, kes kogu aeg keerab ennast teiste suunas, kes ole kogu aeg vaatab, mis tehed ütlevad. Ja see on muidugi selles uues niisuguses sotsiaalmeedia keskkonnas, see on võimendunud mitmekordselt. Missugused need mõjud on, kust nad tulevad, kust nad, me seda tegelikult teame erakordselt vähe ja Eestis palju vähem kui mujal, sest uurimuste järgi Eesti noored, lapsed, koolilapsed on Euroopas tipus selle maailma tundmises, tähendab, nad surfavad, nad kasutavad internetti, Euroopa top 3. Ja teiselt poolt nad on kõige enam üksi. Nad on Euroopa viimased selles suhtes, kui palju sellest jagatakse vanematega, õpetajatega, ühesõnaga, kuivõrd ollakse selles maailmas nagu vanemate käega. Nüüd, infoühiskond tähendab ka seda, et on piiramatu juurdepääs kõikvõimalikule infole, kõik muutub kontrollitavaks, kõik muutub võrreldavaks, autoriteedid enam ei loe, vähemasti mitte nii palju. Ma mäletan kuskil 5 aastat tagasi, kui minu kõige noorem lapselaps oli 9 aastane. Ja me hakkasime tegelema selle laste internetiga. Mina küsisin tema käest, et kuule, 9 aastane, ta oli vist päris 3. klassis. Kuule, et kujutame ette nüüd, et tulevad valimised. Sa tead, mis on valimised? Jaa, ma tean, mis on valimised. See aga kujutame nüüd ette, et teie peate lapsed, eks ole, peate otsustama, kelle poolt hääletada. Mis te teete? Ma lähen sinna saidile, ma vaatan, eks ole, tema mingit blogi, eks ole, nii edasi, 9 aastane. Ja siis me istume omavahel maha ja otsustame. Tähendab, see tunne, see, et mul on võimalik ise saada igasugust infot, et minu info saamist ei saa piirata ja kontrollida, ma ise, eks ole, otsustan. See väga tugevalt tugevneb selles ühiskonnas. Väga tugevalt tugevneb. Ja muidugi tegelikult poolt ka endast info andmine. See, et sa oled ise kogu aeg nähtav, sa oled ise kogu aeg valmis selleks, et tehed sind hindavad näha. See on hoopis teine, kui kujutame ette meie see niisugune suletud olemine. Ma ei pane sind tähele, eks ole, ja ära mind ka vaata. See on hoopis teistsugune. Ja siit tuleb ka see, et rahvusliku ja globaalse kultuuri konkurents muutub väga tihedaks. Väga tihedaks. Ma kahjuks ei saanud nii vara kohale, et kuulata, ma sain aru, et te rääkisite ingliskeelsest maailmast. Ja tõepoolest, see on väga suur probleem. See on väga suur probleem. Kogu see niisugune kas või tarbimisühiskond, see on ju tegelikult ingliskeelne maailm. See, kui sildikest on ka meie keelde tõlgitud, aga vaadake, kui palju meil on juba seda, mis tuleb sisse, me ei märkagi. Kõik need kaubamärgid, kõik need ketid, kõik kogu see maailm. Üks niisugune globaalse kultuuri uurija Saskia Sassen on öelnud, et globaalne tarbimismaailm algab siis, kui te sisenete mis tahes kaubanduskeskuse uksest. Ja tarbimisühiskonna mõjud tähendavad ka seda rõhku sellele kohesele naudingule. Kohe saan, mis tahan. Ja mul on kogu aeg valida. Ja siis kõik need, et teate, meil on oma kultuur ja juured ja õppima ja omandama ja nii edasi. Selle suhtumise, kogu selle niisuguse rahvusliku kuuluvuse iseenesest mõistetavus on vähenenud, muide, kui vaatame nüüd noori, on vähenenud väga kõvasti. Rahvusvaheline popkultuur, mis vastab sellele samale radar inimese niisugusele nagu ka kujunemiskeskkonnana tema loomusele. See, kelle järgi orienteerutakse, ei pruugi tulla siit oma enda naabritest. See tuleb ja levib
hoopis teiste hoovuste kohta. Kuuluvus on teine, identiteet ei ole enam endast mõistetav, identiteedi nii-öelda refleksioon, identiteetide mitmesus, kõik see muutub probleemiks, mida vanem isegi keskealine põlvkond, ka noorem keskiga sellisena ei taju. Mis tähendab seda, et hariduses, see on jälle omaette teema, millest võib pikalt rääkida, ma lihtsalt jälle viitan sellele, et üleeile me rääkisime sellest pikalt, koos olid Tartu haridusjuhid, õpetaja ja õpilase suhe muutub sellest lähtudes koolis ikkagi täiesti radikaalselt. Ja sellega peame arvestama. Ja nüüd siit siis ka see, et elulaadid on täiesti erinevad. Siin on nüüd, me oleme teinud selles samas uuringus ka elulaadide suhtes niisugused rühmitamise. Seda tehakse niiviisi, et meil oli seal suur pikk tabel, mida inimesed teevad. Kõik võimalikud tegevused. Ja siis need said samuti niiviisi statistiliselt üldistatud ja nende alusel siis tehtud nagu nende tunnuste kimpude alusel nagu inimeste rühmad, kes kuuluvad siis ühe või teise elulaadiga nagu sellesse nii-öelda kategooriasse. Ja vaadake, siin on nüüd näha. Võtame jälle need samad noored, eks ole, 15-29, siin on natuke suurem see noorte rühm. Siin on domineerivaks, näete, roheline, see on meedia ja suhtlus, suurem osa tähelepanust, huvist ja tegevusest. Teisel kohal on mängud ja hasart, mis siia ka kuulub, eks ole, juurde. Ja siis on kolmandal kohal igakülgselt aktiivne elulaad, mis on siis selline, kes tõesti jõuab kõike koolis õppida ja huvidega tegelda ja kõike muud. Need ei tähenda mitte ühe inimese, vaid need on selle searühmas erinevad, need nagu alarühmad. Nii et me näeme, et tegelikult noorte hulgas toimub väga selge eristumine, mis on ka muide praegu väga täheldatav. Noorte hulgas toimub väga selge eristumine, väga selge kihistumine. Nendeks, kes püüavad, kes on igati aktiivsed ja saavad, eks ole, omal jõul hakkama igal pool ja teised, kes on varakult juba selle niisuguse küllalt massiivse tarbijaliku, selle sama meeldivuse ja niisuguse nagu laheda äraolemise kütkeis ja kui nad siis jõuavad sellest east välja, kus nendele see on nagu teiste poolt võimaldatud, kas või pere poolt ja näasi ja peavad hakkama ise selleks aluseid looma, siis me näeme, et nad sagedasti on üsna endaga hädas. Kui me vaatame nüüd keskealist seltskonda, siis mis siin on tugevam, näete, on see oranž. See on töö, koolitus ja kultuurielu. See on nüüd meie klassikaline, see on see tubli eestlane. Teeb tööd, harib ennast, on kultuurilt aktiivne, rahvuslik ja kõike muud. Ja see on, me näeme selles keskealises põlvkonnas veel suhteliselt tugev. Ja siis on teine, näete, see tuhe sinine, mida on 20%, seda teist on kuskil 18%. On see, kelle elulaad on siis selline töö ja siis tehnilised hobid. See on niisugune meeste elulaad, eks ole, auto ja kõik võimalikud muud asjad, selline matkad, kogu see niisugune tehniline eneseteostus. Vastab ka nendele väärtustele. Ja kui vaatame päris vana, üle 50, siis siin on hoopis teine muster. Siin on kodune traditsiooniline elulaad, käsitöö ja kodu koristamine ja aiatöö ja kõik niisugused tähendab, eks ole. Ja teie poolt on see tume lilla, see on lugemise keskne, kus enam ei olegi nii palju enam seda aktiivset tegevust, kuivõrd vaadatakse televiisorit ja loetakse raamatut ja istutakse kodus. Ega kodune. Ja vaadake, kui erineb see. Ja vaadake, kes nüüd peale tulevad. Ja interneti kasutuse kohta väike illustratsioon lihtsalt, et näha, et see protsess praegu on väga kiiresti nihkunud ealiselt. Vaadake, siin on nüüd 2010 aasta jooksul noored 15-19 kollane jõudis maksimumini juba näete 2006 juba 100 juurde peale. Kohe 2008-2007 jõudis järgmine earühm. Aga vaadake, see keskmine on see tume lilla, eks ole. 30-39 on nüüd see tumedam, eks ole. See jõuab juba järele. Ja vaadake alumist, 60-74 on hakanud kiiresti tõusma 2008. aastast. Praegu 2012, muide on nad tunduvalt kõrgemal ja kui me vaatame Euroopa keskmist, siis me olime maha jäänud Euroopast just selle vanemas rühmas. Ja jõudsime noortega väga kiiresti. Praegu on väga ruttu läheb vanem rühm järele. Ja tarbimislikkuse tõusu näitab see. Vaadake, meil on niisugune indeks selles samas uuringus, meil on seal tohutu suur plokk tarbimise kohta, lemmik, margid, brändid, disain, ma ei tea, mis kõik, eks ole. Ja sealt on kokku võetud konsumerismi indeks, mis tähendabki seda, suur konsumerismi indeks tähendab seda inimest, kes siis nii-öelda vabalt liigub kaasaegses
selles nii-öelda tarbimismaailmas. Tunneb firmasid, firma märke, brände, teab, mida valida, stiile, kõike muud, eks ole, kodu kujundamisel arvestab neid asju, kõike, ühesõnaga on teadlik tarbija tarbimisväärtuste suhtes asjatundlik. Vaadake, mis on juhtunud. 2002 sinine 20% noortest, 3% üle 65-stest. 2008 55% noortest ja 15% üle 65-aastastest. 2011 andmeid me pole veel kokku võtnud selle indeksiga. Seal on selgelt suurenemine. Vaadake, siin on 6 aastaga üle 2 korra suurenenud. Mida see tähendab? Ma ütlen veel kord, see ei ole mitte see, et teate, on tarbijalik. See tähendab asjatundlikku tarbijat. Need on nõudliku asjatundliku tarbijad, kes oskab vahet teha kvaliteedis, oskab neid märke ära tunda ja langetab oma otsuseid kui informeeritud tarbijad. Ja lõpuks, kohe hakkan lõpetama, küsisime ka seda, mida arvatakse, mis siis praegu on need tähed, mida peaks kõige rohkem noorte hulgas arendama. Sest üldiselt on teada, kurdevad tööandjad ja majandusteadlased räägivad sellest, et Eestis on probleem, et hariduse sisu ja see kogu see niisugune areng, inimese areng ei vasta nagu tööturu vajadustele või tööandja vajadustele. Mis need vajadused siis on? Ja see on alati nagu olnud teatud vastuolu, et kas see on nüüd see, et peab rohkem aineid õpetama, on see midagi muud. Ja nüüd see küsimus tegelikult näitab, siin see elepulk on tööandja. See sinine on keskmine, küsitletute keskmine ja tulepruun on see, mida noored ise arvavad. Ja mis on veel siin oluline, vaadake nüüd seda isamaa armastust ja patriotismi. See on keskmiselt elanikkonnas palju kõrgem, kui ta on õppuritel. Ta on õppuritel viimase 4 hulgas. Aga ta on ka väga madalal tööandjatel. See ei ole nõutav turul. Ja siit siis kõik see väärtuste kujundab, mida ma hakka rääkima praegu. Aga mida me siis võime ütelda? Materiaalse heaolu tõustes, sinna kuhu me ikkagi tasapisi areneme. Praegu me oleme Euroopa Liidu keskmisest 67% umbes. Me võiksime jõuda keskmise tasemele kuskil 10-15 aastaga. See horisont, mida me praegu seame arengutes, on enam vähem, me peaks olema jõudnud heaolus Euroopa keskmisele ligidalle. Tõusevad kõige olulisemateks kapitalideks inforikkus, valikuvabadus, elukvaliteet, eneseteostus, elamuslikkus, suhted, suhtlemine, koostöö, maineväärtus, need samad tarbimisväärtusega seotud eristamised ja loovus, mida me praegu ei näe veel, et ta nii tähtis. Ja vastavalt sellele muutuvad ka inimeste ootused sellele, kus nad elavad, missugust tööd nad tahavad teha, eks ole, missugust haridust nad otsivad, missugune vaba aeg neid rahuldab. Ja sellest lähtuvast tehakse elu ja töökoha valikut. Meie praegused arusaamad lähtuvad muidugi sellest toimetuleku ühiskonnast. Tõepoolest, olgu mis tahes töö, peaasi, et on. 10 aasta pärast see nii enam ei ole. Sest need, keda rahuldab mis tahes töö, peaasi, et on, hakkavad ka otsima tööd ikkagi selle järgi, kus siis see töö on, sest nad võivad seda otsida üle kogu Euroopa. Järjest enam kui üle kogu maailma. Ja siit ka küsimus, miks inimesed lähevad Eestist ära. Seesama, mis teil olid seal näitajad, meil oli küsimus. Meil oli küsimus, kas te tahate minna, kas teie lähedastest on keegi juba läinud, kas te teete ettevalmistusi. Ja siis nende seas, kes ütlesid, et nad kas tahavad minna või nendel on neid, kes on läinud või kes on ise mõelnud sellele. Me küsisime seda, miks. Ja siin tuleb selgelt välja 2 erinevat faktorit. Üks on see, mis on täiesti loomulik, mis on noortel esikohal, soov silmaringi avardada, soov saada ennast erialaselt täiendada, need on arusaadavad ja positiivsed asjad. Aga soov saada suuremat palka, see on see, et meie palk on ikkagi praegu 2,5-3 korda madalam kui on Põhjamaades. Jätame selle nüüd, see on endast mõistetav. Parem elukvaliteet välisriigis. 25-34 kõige kõrgemal tasemel peale palka. Elukvaliteet ei ole ainult palk. See on kõik need asjad, millest ma enne rääkisin. Siis tulevad ka sellised olulised asjad nagu soov ennast erialaselt täiendada, siis mul ei ole Eestis tuleviku väljavaateid,
ja nii edasi, aga mis on minu jaoks kõige kurvem, on vaadake seal all. 25-34 suhteliselt kõrgem, olen Eesti elus pettunud, tahan lihtsalt ära minna. Nii et mulle tundub, et kui me tahame siin seda sama oma niisugust jätkusuutlikkust hoida, siis üks osa sellest kindlasti on siiski see, et Eestis noor inimene, kes on lõpetanud koolid ja otsib mulle töökohta, ei tahaks Eestis sellepärast lihtsalt ära minna, et mujal on elukvaliteet parem. Et ta tunneb ennast isiksusena seal paremini. Et tal on seal paremad eneseteostusvõimalused, mitte palga mõttes ainult, vaid ka laiali. Et tal on seal paremad lastekasvatuse võimalused. Kõik see on elukvaliteediga seotud. Ja siit nüüd, kui me vaatame seda, millest hakkab teile rääkima Rivo Noorkivi, sest see on tema tegelikult kaart, see on inimarengu aruandest 2009. On see kaart, kust inimesed ära lähevad, mida tumedam oranžil, seda rohkem on kaotanud inimesi. Vaadake, siit te leiate oma Viljandimaa ülesse, pimesi, mis ole. Aga mitte pimesi, lausa sõnaliselt on sellest samast Rivo Noorkiva artiklist tehtud analüüs maakondade kaupa ja paraku me näeme, mis oli tema järeldus ja ta kindlasti mõtleb, räägib sellest täna veel. Järvamaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, kunagine Eesti kõige jõukam, Eesti arengus väga suurt rolli mänginud tuumala on praegu kõige rohkem inimesi kaotava, kõige selles mõttes kriitilises olukorras oleva alana siin välja toodud. Ja see on tegelikult koos, siis siin on ühelt poolt SKP ja teiselt poolt see sama inimeste kaotus kokku. SKP võrreldes keskmisega ja äraminek võrreldes keskmisega. Ma ei tea, kuidas nüüd viimased andmed, sest Rivo andmed on 2009. Kas praegused viimased andmed seda kõike kinnitavad, kas tendents on pööranud, ma ei kuulanud, kas teil oli selle kohta positiivsemat niisugust infot. On need samad. Siis tähendab see seda, et me peame hakkama tõsiselt mõtlema, kuidas seda pöörata. Ma olin siin mineva aasta, käisin Järvamaal rääkimas seda sama, neid samu probleeme. Siis oli neil veel lõpetamata see tohutu Mäo see. Ja nüüd me näeme, et see on nagu praegu niisugune kosmodroom keset kõrge, eks ole. Ja kogu küsimus oli selles, et kuidas sellest teha ressurss. Mida siin ümber hakkab tegema, eks ole. Mingid niisugust tehnologistika ja muud kogu seda nii-öelda keskust. Ja see on täiesti võimalik. See on nende võimalus. Mina ütlesin, minul on niisugune ketserlik mõte, ma olen seda ka öelnud, et minu meelest varem või hiljem vaadates, kuidas Oslost tehti edasi, lennujaam kolib Tallinna kesklinnast ära. Sest praegu on see Tallinna kesklinnas, see ei ole mõeldud. Tegelikult oleks õige, kui lennujaam oleks seal kuskil selle sama, ütleme, Mäo ja Kose vahel. Siis ta oleks meile lähemal, Tallinnast ta ei oleks talumatult kaugel ja kogu see sama kosmodroom seal omandaks mõtte, siis oleks tõesti logistiline keskus, mis annaks kogu arengule hoopis teise sisu. Aga see on minu niisugune ulmeline nägemus, ma ei hakka sellest rääkima. Aga mis on huvitav, kui me kohaldame nüüd maakonnale seda, mida on tehtud riikide kohta. Oleme niisugune rahvusvaheline kohabrändi uuring. See on olemas ka internet kättesaadav. Ja seal oli maid võrreldud siis erinevate faktoritega ja toodud need välja, mis siis määravad selle, et miski koht on atraktiivne, areneb kiiresti, eks ole. Ja vaadake, mis siin tuli välja. Ikka jälle väärtussüsteem, palun väga, antud kohta iseloomustavad need samad mingid püüdlused, eks ole, kuidas ta ka teistele neid kommunikeerib, valikuvabadus, sallivus, hoolivus, keskkonnasõbralikkus, demokraatlikkus, mis tahes, võivad muud väärtused ka olla, ma ei tea, pärimuskultuur, mis tahes, mida me peame oluliseks, eks ole. Elukvaliteet, töölaad, meeldiv elukeskkond, kõrge elustandard, turvalisus, tervishoid, haridus. Ärivõimalused tähendavad ka tööjõu kvaliteeti jälle, tehnoloogilist arengut, investeerimiskliimat, valitsevaid reegleid ja nii edasi. Meil on sellega mängimine suhteliselt raske, kuna meil, aga hea küll, ikka saab. Kultuuripärand, ajalugu, kunstid, loodusilu, autentsus, vaadake, tuleb välja rahvusvaheliselt, see on seda pärimuskultuur. Ja turistlik ligitõmbavus, mis on meil igal pool väga tähtis, kus on väga oluline kvaliteet, majutus, toit, atraktsioonid, aga ka teenuste hinnataseme kvaliteedi suhe. Need on rahvusvaheliselt välja destilleeritud tegurid.
ja siit siis ongi see, et me teeme arengukavasid inimestele, mitte autodele ja majadele, vaid inimestele. Ja seda määrab, kuhu inimesed elama tulevad, kuhu nad tahavad oma lapsi kasvatada, kus nad tunnevad ennast kodus ja hästi, määrab ikka see, missugustele vajadustele, väärtustele me nagu sihime. Ja nii reaalsuses kui ka, mida me kommunikeerime. See mõttes oli muide minule väga huvitav praegu see sõit siia, sest ikkagi põhiliselt ma ju liigun ikkagi Tallinn-Tartu maantel. Ja sõita nüüd siia läbi, eks ole, ei juhtu nii tihti. Mitte iga aasta. Ja viimati ma käisin siin samas, jumal, see võis olla 3 aastat tagasi. Ja tõepoolest, ikka väga palju on muutunud, ka puht väliselt on väga palju muutunud. Siis ma hakkasin mõtlema muide infoühiskonnale. Kas meil on olemas võimalus, näiteks, mina olen Tartus, keegi teine tuleb Helsingist, eks ole. 3. on Tallinnas ja mõtleb, et Tallinnas ei saa hakkama ja närvid läbi ja tahaks kuskile mujale tulla. Kas meil on olemas internetis mingi niisugune võimalus? Et oleks korraga näha kõik see, mis elukvaliteeti iseloomust. Ühes kohas. Kusjuures siin peab hakka mõtlema, mis siis on inimesele tähtsam. Missugused on need kvaliteedi asjad. Ma näiteks tooks ühe väga niisuguse olulise momendi. Järjest tähtsamaks muutub aeg. Mitte kilomeetrid, vaid aeg. Mina lugesin siin 2 päeva tagasi lehed rääks, jumal nüüd tehti see ümbersõit, mis on 3-6 minutit võidab. Nii jama, milleks see sama liikluskeel 6 minutit. See on täielik, 6 minutit pole tähtis. Mina tean väga hästi, mis tähendab 6 minutit. Kui ma hakkan Tartust Tallinnasse sõitma, kui mul buss jõuab Tallinnasse 6 minutit varem, siis ma jõuan üritustele, mis algavad, eks ole, sellel kellaajal, kui ta tuleb 6 minutit hiljem, siis ma pean sõitma tund aega varasema bussiga. Minu jaoks on 6 minutit erakordselt tähtis. Aga meil on väga niisugune Tallinna keskne mõtlemine, et selline hops teised aja ja ruumi mõõdud. Ja mulle tundub, et kui me mõtleme Viljandile, Tartule, Pärnule, Valgale, Võrule ja nii edasi, seal muide see sama ajamoment on ikka erakordselt tähtis. Kõik see, mis on kätte saadav, kõik see, kuhu saab liikuda. Teine on siis sama see liikumise tihedus, kuidas saab kuskile. Kas kuskil on olemas internetis kaart, kus on kõikide kohalike liinide võrk näha? Võivad klikkima läbi iga maakonna eraldi, eks ole. Vaatame igalt poolt katsuma eraldi teada, kuidas sa jõuad. Kuidas sa jõuad Suure Jaanist, ma ei tea, Missosse. Nii et selles mõttes ma arvan, et need elukvaliteedi mõõdikud ja kogu see idee, et me peaksime oma maakonna tegema selliseks, et ta on kütkestav, atraktiivne, pakub rahulust. See teie poolt on ka suutud selle, kuidas me seda ise teadvustame, mida me välja pakume, mida me näitame. Missugused on meie need niisugused arusaamad, kelle jaoks, mis on tähtis. Aitäh! Suur tänu! Nüüd olemegi juba 6 minutit meie lõunaaega sisse läinud. Aga nii palju mõtteid oleks tahtnud siin edasi rääkida, aga mis peaasi tuli, et mehed, meie olemegi kõige viletsamad naised. Me oleme endale ära keelanud tunnete tundmise. Ja kui neid tundeid kokku võtta, siis nagu Marju Lauristin ütles, et kuigi see õnnetunne oli seal teistega ühtses reas, siis lõpuks see õnnetunne nad kõik omaette kokku haarab. Ja on olemas üks õnnetunde uurimise metoodika, mida on ka tehtud ja riike ritta pandud. Ja seal Eesti ei leidnud mitte kõige paremat kohta. Ja siis valitsuse mehed ütlesid, et eestlased, te ei teagi, et te olete õnnelikud, sest teil on juba nii palju asju olemas. Ja kui räägitakse õnnetundest, siis inimesel ikka käsi haarab kellu järgi, et seda kosmodroomi üles ehitada. Nii palju mõtteid ja kui siin tuleb üks hea lõunavahaeg, siis lubame proua Lauristinil süüa, aga kes tahab veel küsida, mingi käige. Laske mõni küsimus ikka küsida, sest ma lähen kohe minema Tartust tagasi. Kui on kohe midagi, mis tuleb ära küsida praegult, siis küsigem ära. Sest ma arvan, kiiresti... Seal taganurgas ongi, seal kõige... Üks väga kiire küsimus, et te ütlesite, et põlvkondade vahetus toob kaasa väärtuste muutused ühiskonnas. Et kuidas me selles kiires muutuvas ajas, kui kiiresti see põlvkond vahetub? No põlvkonna all me mõtleme ikka seda, kui lapsed kasvavad suureks tähendab. See on tavaline sotsioloogiline põlvkond on see on kuskil 20-25 aastat.
tähendab see, et see, kui võtame nüüd praegu need lapsed, kes juba on, eks on, miks ma ütlesin, et need, kes on koolis juba, eks ole, siis see tähendab seda, et nende laste väärtused hakkavad mõjuma kuskil 12-13 aasta pärast kogu ühiskonnas. Kas siit tulenevalt siis ütleme ühe arengukava ajaline selline ülevaatamine, kuidas selles kontekstis? Mina arvan, et see on tegelikult väga hea küsimus minu jaoks, sotsioloogina. Loomulik kell ongi see, et kui me võtame nüüd selleks, see sotsiaalseks kellaks, eks ole, ja siis tegelikult ongi see, kui me kujutame väga täpselt ette oma lapsi, eks ole, neid, kes praegu sünnivad või kes juba on koolis ja mõtleme, kui vanad nad on siis ja siis, kui me selle horisondi paneme ja missugune siis see keskkond on, mida me siis loome, eks ole. Ma arvan, see on nagu väga hea täpne niisugune nagu võimalus seda aja muutamist pajutada. Suur tänu ja heade kohtumist!